Lennunduse alguseks Eestis loetakse aastat 1889, mille Ameerika Ühendriikides sündinud populaarne õhulaevnik Charles Leroux tuli oma demonstratsioonesinemiste hooaega lõpetama Tallinna. Õigemini kodaniku nimega Joseph Johnson. Leroux oli vaid nii-öelda näitleja nimi. See sai teatavaks alles sellel kevadel. Täna avavad Tallinna linnapea Harri Lumi ja Eesti Lennuspordi Föderatsiooni president Illar Link Pirita tee ääres Tallinna lahekaldal mälestusmärgi julgetele ja teotahtelistele inimestele. Selle roostevabast terasest mälestusmärgi autorid Mati Karmin ja Tiit Trummal valmistas Tvigateli tehas, seal muide valmistati kunagi ju Eestis ka lennukeid. Mälestusmärk, mis kujutab vahest veidi sassi läinud nööridega langevarju, on pühendatud ju eeskelt Leroux'le, kes oma 239. langevarjuhüppel uppus Tallinna lahte. 6. septembril 1889 oli tal plaanis hüpata Tartus näituse väljakul, kuid arvatavasti oli Tartu gaasivabriku gaas nii nigela kvaliteediga. Igatahes õhupall õhku ei tõusnud, siis hüpati langevarjuga ju õhupallilt. 24. septembril 100 aastat tagasi ta startis Tallinnas Harjumäelt tugevast tuulest hoolimata. Umbes 1,5 kilomeetri kõrguselt Leroux hüppas, tugevas tuules hakkas langevarjaga pendeldama, kohati oli täiesti horisontaalaasendis. Leroux kukkus vette just siin, Maarjamäe kohal versta kaugusel rannast. Ta leiti alles ülejärgmisel päeval Kadrioru rannast. Mälestusmärgi avamise järel demonstreeriti seda, mida siis 100 aastat pärast Leroux'd osatakse. Kõigepealt näitasid oma oskusi langevarjurid. Võib-olla ei kujutagi ette, et see üsna populaarne spordiala meil on. Tallinna lennuklubis näiteks tehakse aastas 5000 hüpet. See on nii palju kui ühe päris pikaajalise langevarjuri kogu karjääri ja ligilähedane hüpete arv. Muidugi üsna pika karjääri hüpete arv. Hüppeid tegid täna Tallinna lahekaldal nii Tallinna, Kohtla-Järve kui Narva langevarjurid. Nendes 3 klubis Eestis langevarjuspordiga tegeletaksegi. Paraku on see paik siin, aga tõesti vist veidi õnnetu, lennates Pärnaka Mati Koiksoni lennukil, mis mootoriga Jupiter, sattus Illar Link, kogenumatest kogenuim. Äsja langevarjureid välja lasknud Ann 2 õhuvoolu, see tuli ühele lisatiirule Lingi lennuki kohal ja nii kukkus Pirita tee valgustuspostidesse see väike lennuk Illar Lingi juhtimisel, kukkus sealt alla ja nüüd on Illar Link tohtrite hoole all. Aga nagu mälestussamba kiri ütleb, julgetele ja teotahtelistele inimestele kohe pärast seda tõusis õhku oma mootorlohel Jüri Iva, Orto Treiel Freesia. Seda mootorlohet oli ta valmistanud 4 aastat, see töötab paadi päramootoril Vihr 30 ja mees näitas kõike, mida sellel mootorlohel teha võib. Kes vähekenegi suudab muretada lennuaparaadi kas ise ehitada või osta. Mõlemad võimalused on olemas. Selline oli siis pilt täna Pirital. Ja nüüd on meil stuudios ka 2 lennuspordi tegelast, lennuspordi veteran Ülo Keedus ja Eesti Lennuspordi Föderatsiooni asepresident Aivo Oina. Pidime küll võtma täna sihiks, et lennuõnnetustest ei räägi, aga tahaks siiski küsida, kuidas Illar Lingi tervis? No Illar Link on kiirabi haiglas ja seal on väga tugevad meedikud, kes on ka enne lendureid nii-öelda kõndima, tantsima pannud, nii et loodame kõige paremat. No eks jalaravi võtab lihtsalt ilmselt sest jalga käsimis. Jaa, aga seal on tugevad raumatoloogid ja usume neisse. Loodame ja räägime vast siis juubeli poole pealt edasi. Tähtpäevad tähtpäevadeks, aga eks see tähendab ka seda, see 100 aastat lennundust Eestis, et on teatud määral meil ka nagu lennunduses nüüd taasärkamise aeg. Seda ta on päris kindlasti, sellepärast et üsna täpselt 40 aastat ei ole meie mootorlendurid jalgu alla saanud pärast seda, kui 1949. aastal üle Nõukogude Liidu kõigis piirilähedastes rajoonides keelati lennud hoopis ära mootorlennuki peal. No osalt on lendamine taastunud purilennukitega, loovitakse langevarjuid alla, aga see ehtne lennusport, mootorlennusport, see hakkab ilmselt tänavusest aastast uuesti jalgu alla saama tänu Illar Lingile, kes täna on küll pisut õnnetu mees, aga me teame teda kõiki kui väga niisugust teotahtelist ja 10-15 inimest
sellel sügisel saavad ilmselt mootorlenduri väikesed paberid taskusse, et oma amatöörlennukite peal juba täit lennumõnu tunda. Rõõm kuulda. Oleme sellest täna juba rääkinud, oleme näidanud, kuidas inimene lendama hakkas ja eks kõigepealt kõige esimene riistapuu, mis inimese ju reaalselt maast üles viis, oli õhupall. Ja õhupallilt hüppas alla ju ka Charles Leroux, kelle sellest traagilisest hüppest ju ka Eesti lennunduse algus sai. Aga need kaunid õhupallid tõusid tänavu taevast Vilniuses ja on samamoodi alt köötavad tavalise õhuga, nii nagu ka Montgolfieri õhupallid. See on jah üks lihtsamaid ja kindlamaid õhku tõusmise mooduseid, sest kuum õhk on teatavasti kergem kui külm õhk ja kui see õhupall pidevalt hoida kuum õhku täis, siis teist võimalust ei ole, ta lihtsalt hakkab üles kerkima nagu kork veepinnale. No meil Eestis toimus esimene teadaolev õhusõit isegi enne täna tähistatud Leroux hüpet juba 1881. aastal, mil Peterburist saabunud aeronaut Berg tõusis Tallinnast Kadriorust Bellevue rahva ja lähedalt siidriidest palliga oma 450 meetri kõrgusele. Kaasa lendas muide ka Bellevue kartmatu peakelner Kuulikov. No siis oli see muidugi tõeline julgustükk ja tõusta õhku ja no oli see muidugi siis ka ilmselt hea reklaam oma asutusele. Ja no need õhupallid, mis praegugi kaasajal õhus lendavad, eks need ju sisaldavad endast ka väga suures osas reklaamisest, ülevalt kõrgelt nähtavad kõigile ja suures kirjas reklaamid jäävad ka kõigile ilmselt väga hästi mällu. Reklaam reklaamiks, aga ülemaailmselt on üsna arenenud selline kuumõhupallisport, kus juures võib-olla ka paralleelselt reklaamiga, aga ikkagi tehakse sportlikke lende ja märgitakse ära nende saavutused. Ja eks meie Eestiski püüame sinnapoole, et see ilus spordiliik jõuaks meieni ükskord. Loodame, et lähematel aastatel. Õhupalle kasutati kunagi ju ka sõjaväes, juba Napoleon ajal oli õhulaevnikel luure kompanii olemas. Õhupall on ju selline asi, mis looduse meelevallas, tuulte meelevallas, aga langevari on ju samuti selline ristapuu, mis vähemalt mitte spetsialistile tundub, et eriti palju juhitav ei ole, kuid kaasaegsed langevarjud, tiivlangevarjud on tõesti sellised, mida annab juhtida igale poole. Muidugi lennukilt alla tuleb hüpata, ega kõrgemale nad ei tõuse. Ja Ülo Keedus ju endine langevarjulüli komandör, mille teie esimese langevarjuhüppe ise elustab? Minu esimene hüppe oli 1946. aastal. Teoks sai see lennukilt Po 2. Sinna mahtus ainult üks langevarjur lisaks lendurile, aga seda põnevam oli. Kas hirm ka oli, kui sealt niimoodi luugist alla vaadata? Kui ausalt rääkida, siis ikka oli. Ma ei usu nendesse langevarjurite siirusesse, kes ütlevad, et see ei ole midagi. Ikka peab hirmu ka olema. Ja nüüd me näeme ameeriklaste esituses suurt gruppi hüpet. No Eestis on langevarjusport suhteliselt noor, sest esimesed Eesti meistrivõistlused alles 57. aastal, aga see, mis me seal praegu näeme, see on, ütleme, tippklass, maailma tippklass, sellepärast, et inimesed ennast tunnevad õhus niivõrd vabalt, nagu kaadrilt näha on, oskavad ennast juhtida tarvilikus suunas ja siis ühinevad ringidesse ja kujunditesse. See on üks omamoodi langevarjuspordi liik. Kui kiiresti nad praegu lendavad? Allapoole? Allapoole 180 kilomeetrit tunnis keskeltläbi, see on 50 meetrit sekundis. See on siis, kui nad püsivad horisontaalselt, aga kui nüüd pea või jalad ees oleks? No jalad ees naljalt ei püsi. See on väga ebapüsiv asend, aga pea ees tuleb üks 20% kiiremini alla. Nii et põhiasend on ikka rind ees. Seal on päris palju nüüd neid grupis, kui palju võiks neid üldse olla maailmas kõige rohkem olnud? Ikka räägitakse 100 praegu maksimumi puhul, aga siin neid on pisut vähem, aga vaatepilt on ikkagi väga ilus, nagu inimesed ujuksid õhus. Seda kiirust me ei tunneta, kui me nende lähedal oleme. Ja kiirust ka inimestele ennestele hakkab silma paistma siis, kui maapind tuleb lähedale. Ja kui kõrgelt nüüd tuleb hüpata kõike seda? Selliseid hüppeid tehakse ikka nii vähemalt 3500–4000 meetri kõrguselt, muidu jääb maa liiga lähedale. Ja langevarjusport ongi üks huvitav ala selles mõttes, et siin tavalisele inimesele tundub paradoksaalne, aga ometi see on, mida rohkem kõrgus, seda ohutum. No jah, millal veel langevari päästab, kui
kui 50 meetrit on kõrgus, see on avarii puhul, aga spordilangevari tahab siiski rohkem kõrgust saada. Avariilangevari on mõeldud nii erandjuhtudeks, kui lenduril tuleb kindlasti välja hüpata, enam midagi teist pääseteed ei ole, siis ta peab loomulikult kiiresti avanema ka väikesel kõrgusel. No see on nüüd midagi taolist samasugune hüppe kui ka meie Eestist tulnud maailmarekordimees Tõnis Kallajärvi, ka üle 12 000 meetri gruppi. Temal jah, see on küll juba praegu üle löödud need rekordid, aga kunagi ta tegi võrdlemisi lähestik, oli 2 grupihüppe rekordit, üks oli öösel ja teine päeval, kõrgus oli üsna soliidne. Ma ei kujuta ette, milline peab olema operaator seal. Väga kogenud lennumees ja ka hea operaatori silmaga, kes kõike seda. No jah. Te ise ka ju filmimees olnud. Ilma langevarjuga hüppeoskuseta muidugi operaator siin lihtsalt midagi teha ei suuda. Ta peab ise olema sama virtuoos nagu need poisid ja tüdrukud, kes siin nagu sõllivad. Ja lisaks sellele hea filmimees, ega siin teist võimalust ei ole. Ja muidugi, eks need üksikud filmikaadrid siin on kokku liidetud, nii et see õhus kukkumine paistab meile hästi pikk olema. Tegelikult ta muidugi nii kaua ei saa kesta, sellepärast, et see kuri maapind tuleb ikka kogu aeg suure kiiruga lähema. Nüüd minnaksegi laiali. Jah, enne avamist ikka laiali ja siis väga tähtis on, et keegi avaks langevarju kukkuva teise partneri all. See on ohtlik. Me nägime nüüd tippesituses langevarjusporti, aga on ju ka Eestis olnud omad langevarju konstruktorid. Fjodor Laure 26. aastal juba alustas katsetusi selles liinis. Ja kui me lennukitest räägime, siis meil on ju tuntud praktiliselt võõra maiste nimedega lennukid, olgu need siis Venemaalt, olgu need siis Ameerikast, Rootsist või Saksamaalt, aga ka Eestis on tehtud lennukeid. Ja seda aktsiaseltsi Aeronaut tellimusel, see aktsiaselts loodi 21. aastal ja 22. 23. aastal Tvigateli tehastes tehti Saksamaalt toodud agregaatidest, Saksamaalt toodud sõlmedest kokku lennukeid, aga need ei olnud veel originaallennukid. 26. aastal lendur Matvei üritas konstrueerida oma tehtud lennukit, aga selle 11 hobujõuline mootor ei olnud piisavalt võimas, et lennukit üles viia ja hoopis suuremat edu sai juba Saaremaalt pärit Voldemar Post, kes aastail 30-39 konstrueeris juba päris häid lennukeid. Tema muide nii lenduri kui lennundusinseneri elukutse omandas Inglismaal. Eks tundunud see vast aastakümneid tagasi täiesti võimatu ja ebatõenäoline. Kõik see, mida me praegu näeme. Täiesti, mitte ainult lihtsale vaatajale, vaid ka spetsialistile. Võib jutustada niisuguse ühe olukorra, kui esimest korda Tšehhi langevarjud hakkasid harrastama niimoodi õhus üksteisel kätest kinnivõtmist vabal kukkumisel, siis ei usutud. Et see ei saa ikka võimalik olla, et nad on mingisuguse peene nööri või niidiga ühendatud ja siis sellega tõmbavad üksteisele lähemale. Ja mehed said siis natuke tigedaks ja läksid õhku erinevatel lennukitele. See lõpuks tõestas ära, et nad tõepoolest lihtsalt keha juhtimisega suudavad üksteisele läheneda kukkumisel ja uuesti lahku minna ja hiljem nad hakkasid tegema veel kõiksuguseid muid vigurid ka siia juurde. Selles filmis on pisut vist vaatajad petetud. Ma tunnetan, et aegluubis on filmitud seda kukkumist, siis ta tundub veidi sujuvam ja graatsilisem, kui see tegelikult on. Aga ilus ta on ka normaaltempos vaadata. Ja ilus on ka kas või seda teades, et seal midagigi vahel on. Ja. Aga no kahtlemata need on virtuoosid ikka need, kes nii kukuvad. Aga meil Eestis? No sel suvel oli 12 sportlast õhus ja tehti ära 2 harjutust. Nendest 3 sportlast olid meie omad. Ülejäänud, nagu me siin harjutame ja treenime nüüd koos soomlastega, et nende abil. Nii, no siin näeme, mida kõik ei või õhus
õhus teha? Nüüd hakkas jooksma õhupallett ja pole ju mingi saladus. See videolint ongi maailma meistrivõistlustel tehtud ja maailma meistritest. Ja selline keha valitsemine, see on juba midagi erilist, sest siin tõesti tullakse jalad ees, allapoole võetakse kaunis asend, siis näete, kuidas inimesed teevad, mis tahavad õhus. See on raske. Vahelduseks võib öelda, et kui nüüd võtta üsna algajad langevarjurid ja panna nad sellise situatsiooni, siis tuleb üks hirmus karussell välja, millel ei ole mingisugust juhitavat liikumist ja lõpeb see siis langevarju avamisega muidu. Jah, selle langevarju avamine võib ka väga ohtlikuks muutuda, sest langevarjul peab ikka kindlas asendis olema sel ajal, kui ta avab langevarju. Aga siin jah, ballett jätkub. Ja näiteks, et sellist asendit nüüd õhus hoida, see peab väga kiire reageerimine olema pisimallegi kõrvale kaldumisele, muidu lihtsalt tekib virvar, viskab kohe keerutama inimest. Kohati kaubeks ole täiesti selline tunne ära, et ta ei lenda, ta oleks nagu kusagil ja seda tõepoolest. No siin nad tulevad välja jah, 4,5 kilomeetri kõrguselt, seal praktiliselt hapnik hakkab juba, õhk on hõre. Ja siis jõuab seda kõike teha ja siin on filmitud jah ühte meest mitu korda ja selles filmis osaleb väga palju operaatoreid. Jääb niisugune mulje, nagu oleks spordiriistadel mees, aga mees on näete vabalt õhus. Jah, väga ilus, aga kahjuks seda maa pealt jälgida täies ilus on võimatu. Siis peab ikka ise kaasa hukkuma või vaatama filmi nagu praegu. Ainult videotehnika. Täpselt samuti ju langevarju hüpetes on ka videotehnika, see kõige tähtsam. See, mida langevarju rõhus teeb, neid spiraale, neid harjutusi, see võetakse kõik videole ja pärast kohtunikud seda vaatavad. Ja siis alles antakse hinnang. Me nägime nüüd ja näeme praegugi seda tipp-langevarjurite esitust. Kuid igal aastal on ju ka lennunduse tippüritused. Nii nagu on seda igal aastal Pariisi lennundusnäitus, kus ka Ailvo Oina tänavu oli. Ja need Pariisi lennundusnäitused paraku viimasel ajal ka selles mõttes sensatsioonilised, et Nõukogude Liidu lennukitega on seal viimastel aastal ikka midagi juhtunud. Jah, ei ole vedanud. Juba mitu aastat järge mööda midagi ikka ära lõhutakse. Ja ka sel aastal oli selline kurb juhtum. Asi lõppes küll õnnelikult, sest lendur kasutas välja hüppamiseks katapulti ja kõik läks õnnelikult. Aga jah, kurba. Me näeme praegu kuulsa Su-27 starti nii võimas lennuk, et suudab 44 sekundiga tõusta 12 kilomeetri kõrgusel. No jah, siin on mootoritel nii palju juba võimu, et ta sõna otses mõttes nina ülespoole pöörates lihtsalt võtab kõrgust täie tambiga. Varemalt lennukitel sellist võimsust lihtsalt ei saanud olla. Ja nüüd see kuulus element on varsti küll tulemas pärast neid võtteid, mis ta siis teeb, see Cobra, kus suurel kiirusel pööratakse saba ette, eks ole, matkitakse Cobra lennu. See on jah praegu ilmselt tipplend ja Nõukogude Liidu lendurite poolt suurim saavutus. Nii et see oli ka omaette sensatsioon jällegi. Jah, kõike seda näidati sel aastal ka Tuušinas, kus kõik läks hästi. Ja eks Pariisis on koos ju kogu maailma lennunduse tipp ja nüüd siis see MiG-29 õnnetus, kus piloodil õnnestus katapulteeruda. Siin jah oli näha seda väikest plahvatust. Nii, nüüd tuleb see videos veel kord aegluubis. Miks see kõigepealt õnnetus juhtus? No nüüd on antud ametlik versioon, et mootorisse midagi sattus. Aga praegu näitab just rõngas seda momenti.
Jah, Ülo Keedus. Lendur tõepoolest reageeris väga õigel ajal, ega siin palju maani enam ei olnud võimalust kukkuda ja moodsa reaktiivlennuki, põhiliselt hävituslennuki kabiinis on katapulteeritav seade, mis üksnes ainult ei viska lendurit välja, vaid juhul, kui lennuk on väga väiksel kõrgusel või maapinnal, annab talle umbes 200 meetrit kõrgust juurde, et langevari saaks normaalselt avaneda. Teeb ka lausa maa pealt selle langevari. See on väga tõsine probleem, sellepärast et lennuk startimisel saavutab niisuguse kiiruse, kui siis mootoriga midagi juhtub, ta jookseb maandumisrajalt või ütleme, antud momendil startimisrajalt välja ja lendur hukkub. Kiirused on väga suured. Siis ta peab ennast selle pidurdamise asemel lihtsalt kabiinist välja katapulteeruma. Aivo Oina on samuti amatöörlendurite kursustel praegu. Tuleb siis see aeg, kus ka sellised lennukid Eestimaal rohkem on? No see aeg peab tulema sellepärast, et oleme jõudnud nii kaugele, et meil sõidavad välismaa päritoluga autod, Audid ja teisedki ja miks mitte ka samamoodi müüa inimesele või ettevõttele lennuk, kui tal on see raha olemas ja orienteeruvalt ühe väikelennuki hind on 2 auto hind. Nii et ega ta väga kallis ei ole. Väga võimatu ei ole. Muidugi lennuväljades omaette probleem. No lennuväljad, meil on praegu 4 spordilennuvälja, neid me võime kasutada ja täiesti loomulik, et neid tuleb juurde teha. Need on lihtsad muru lennuväljad. Nõue on, et peab olema telefon, peab olema inimene, kes oskab lendusid juhtida ja peab olema see elementaarne meditsiiniteenindus. Kõik muu on ju korraldatud. Ja küllap on kursused ka praegu veel siiski suhteliselt kallid. No see aasta nad ei olnud nii kallid, aga orienteeruvalt ikka paari 1000 rublaseks see asi läheb, sest lennukitund on kallis ja bensiin on kallis. Muidugi. Ajalooline oli tänavune aasta tõeliselt, jah, võiks öelda siis taas ärkamisaasta Eesti lennundusele ka otsekontaktide osas soomlastega. Ja tuletame meelde ühte ajaloolist päeva, 18. august 1989. Oleme Soome lennukompaniile, Soome lennuliidule kuuluvas Piper tüüpi lennukis Eestimaa kohal. Lendame nüüd 130 kilomeetrilise tunnikiirusega Soome lennuliidu pealenduri Raimo Makkose väikesel Piperil. Raimo Makkonen, onko nyt Suomessa paljon sellaisia lentokoneita? Meillä on tällä hetkellä noin 700 pienikonetta, mutta lisää on tullut kovasti. Viime vuoden aikana me saatiin 100 uutta konetta Suomeen. Niin, että 800. Se oli siis 18. augustil, mil 5 Soome lennuliidu Cessna ja Piper tyyppi väikkelennukit jälle Helsinki-Tallinna otse trassimateriaaliselt avasid. Tõsi, ei maandutud Tallinnasse, oli veidi keeruline aeg, mäletate. Vaid Eesti külmapoolusele Kuusiku lennuväljale Rapla lähedale. Raimo Makkonen ütles just, et Soomes praegu 800 taolist väikelennukit. Ütleme siis veel arve on ka 203 lennuklubi, 15 200 tegevsportlasi. Kallis lõbu muidugi on. Seesama lennuk, mida nägime ja praegugi näeme, maksis pruugitud peast, olenevalt suurusest 200 000 Soome marga ümber. Kuusiku lennuväljal maandunud külalisi oli 24 ja teiste seas ka Soome lennuliidu president Olavi A. Rautio. Nii et Soomest tulnud esindus oli kõrgetasemeline ja väga esinduslik. Nüüd võime siis Soomest tulnud õnnitleda ka telemeeste poolt ja telelaupäeva tegijate poolt. Palun. Olavi A. Rautio on Soome lennuliidu president ja Rahvusvahelise lennuföderatsiooni asepresident. Kuinka lento suju? Oli sää vaikeus? Ei ollut mitään vaikeuksia. Etelään tänne teille Eestiin oli niin hieno lentosää, ettei paremmasta väliä.
Meillä oli ainoastaan meren päällä 5 minuuttia, kun emme nähneet sekä Suomea emmekä Eestiä. Vain 5 minuuttia. Mutta se lennonlasku nyt Nurmella. No, tämä oli hiukan kuoppainen. Me juuri ennen kuin laskimme, ajattelimme, että teillä on niin hienoa suurta lihakarjaa, että olisitte laskeneet 100 härkää tänne syömään tämän nurmikon. Mutta mitä se nyt merkitsee, se ensimmäinen lento? Minusta tämä lento merkitsee 2 mielessä paljon. Se merkitsee ensinnäkin siinä, että me tulimme suoraan Helsingistä Tallinnan yli Raplaan. Se on määrätty askel uuteen avautumiseen, uuteen demokratiaan, ja me annamme sille Suomessa hirveän paljon arvoa. Mä uskon, että tekin annatte sille arvoa. Me haluamme niin kuin yksinkertaistaa Eestin ja Suomen kansojen suhteita ja tuoda meitä lähemmäksi toisiamme. Se oli siltä puolta, mutta urheilullisesti tämä on myöskin merkittävä. Suomen ilmailuliitto ja Eestin ilmailuliittohan ovat kilpailleet lennokkitoiminnassa, laskuvarjohypyissä, ja nyt avautuu moottorilennolle myöskin kilpailumahdollisuudet yhdessä. Me tulemme kutsumaan Eestin Suomeen ensi kesänä. Ja näin me saamme kaikki ilmailu-urheilun alat yhteen kilpailuun. Moottorilentäjä, no myös ammattilentäjä, onko se suosittu Suomessa? Kyllä, mutta Suomessa on tällä hetkellä se tilanne, että meillä on liian vähän lentäjiä. Meidän pitäisi saada lisää lentäjiä. Eli kansainvälinen liikenneilmailu laajenee niin paljon, että ei ole tarpeeksi lentäjiä meidän lentoyhtiöllemme, joka muuten todennäköisesti hyvin lähiaikoina lentää myöskin Tallinnaan, Finnair, suomalainen lentoyhtiö. Milloin se voi olla? Minä uskoisin, että vielä tänä vuonna. Tämä on vähän arvailua, mutta tiedän, että neuvottelut ovat parhaillaan menossa, eikä vain Tallinnaa, vaan kenties tästä eteläänkin Riikaan. Suomen lennunliiton presidentti on ollut rahul, että neilgi võib-olla vähe lendureid, aga mida siis peaksime ütlema meie. Aga eks siit me näeme nüüd ka enda edasiarenemise võimalust ilmselt. No ka meil on sama mure, et ikka Eesti rahvusest lendureid on vähe. Ja eriti nüüd, kus seisame selle mõtte ees, et algavad lennud Soome ja Rootsi, siis tuleb kõigepealt ikkagi ära õppida võõrkeel. Siin enam rahvusvahelise suhtlemiskeelega hakkama ei saa. Ja küllap siis tuleb ka päevakorda just õppetöö. Ja Soome poole peal meie lennusportlased saidki pisut tutvuda selle õppetöö osaga ja eriti hästi on see Finnairis korraldatud. Ja küllap on meil võimalus ka areneda just selles väikelennunduse liinis, tähendab siis ka business lennunduses liinis, kus väikelennukitega saame teenindada võõramaalasi, ühtlasi ka siis tähendaks äri. No see on täiesti loomulik. Aeroflot, tema teeb pikad lennud ja siin koha peal väikelennud, need peaks toimuma siis nende samade inimeste poolt, kes praegu on veel amatöörpiloodid. Nemad saaksid lennata ja kui tarvis ka välja õpetada mõnda noort meest. Ja see oleks siis nii väikelennukitel kui ka loomulikult helikopteritel. No helikopter, see oleks kõige mugavam lennuaparaat, sest sellega võib ju põhimõtteliselt igale poole maha istuda. Sellega saab ka enam-vähem igalt poolt üles tõusta. Nii et see oleks ka üks osa tulevikku, aga meil praegu paraku ja helikopter ei ole veel nii arenenud. No jaa, selleski seltskonnas, kes 18. augustil Soomest Tallinna Eestisse tuli, pidi ka ju helikopter olema. Pidi olema üks väike 1-2 inimese helikopter, aga kuna lend oli ikkagi üle mere, siis Soome pool arvas, et see ei ole praegu veel õige aeg ja see väike kopter ei tulnud. Aga sellised lennuaparaadid, millega me siin lendamas käisime ja tegime tiiru tervele Helsingile, sellised aparaadid peaks küll sobima. Ja siin on praegu maandumine hotelli katusele. Tuulelohe näitas meile teed. Tuleb ka kohe teine kopter ja keegi ei esita küsimust, et võib-olla see on ohtlik või võib-olla peab loa küsima linna kohal lendamiseks. Paluti viisakalt, et ärge üleval pildistage ja see oli kõik. Selge. Meil on tõepoolest Soomest olnud täna juttu juba päris mitu korda. Eks näeme siin jah, just kui oma tulevikumudelit on meilgi nüüd eesmärk kuhu poole püüda. Aga eks teiselt poolt on ju tänavuga soomlastel oma juubel, 70 aastat lennundust. Ja Soome
lennukompanii esimene reis oli tegelikult ju ka Tallinna, Helsingi-Tallinn 1924. aasta 20. märtsil. Ja kui nüüd lennukompanii Finnair pakkus meile ühte vahvat lennuvõimalust, siis ei suutnud me seda loomulikult ka kuidagimoodi ära jätta ega sellest loobuda. Kasutasime siis tõesti seda võimalust ja siseneme ka DC-10 Douglase lennukabiini, mis siis on valmis nüüd lennuks New Yorki. Ja no ilmselt peab kapteni Urbo Koskele käest küsima, kas me võime nüüd lennukabiinis olla, ega see lubatud nüüd ei ole, aga äkki sel reisil on see võimalus. Onko se mahdollista? Se on, tällä kertaa se on mahdollista. No ei saada muidugi piloodi kõrvale istuda, aga Aivo Väino on ju meil kursustel amatöörpiloodina, nii et võib-olla Aivo. Ma ei söanda vähemalt tõusul siin kõrval olla. Ja see on siis 80. aastal tootma hakatud lennuk Long Beachis, Douglas, McDonnell, Douglas DC-10-30. Ja reisijaid 230. 230 matkustajaa. Ja Helsingi, New York. New York, ning Finnairil on kasutusel 81. aastast. Anteeksi? On käynnissä vuonna 1981. Finnairil. Ei. Kellaaika on nyt niin kaukelle, että voimme vist onkin aika meillä mennä. Meillä on aika mennä, joo. Lähdetään tästä, tehdään lentoon lähtö ja kierretään Helsingin yläpuolelta ja sitten suunnataan kohti New Yorkia. No niin. Jos se herroille sopii. Kiitos. Kyllä sopii. Joo. Joo. Jos lähdetään. Ja sitten jos nostat telineen ylös tästä liivusta. Väikesed õpetussõnad nüüd siis kapten Urbo Koskelal teisele piloodile ja öölend meil on hilja öösel pimedas õhtu tõuseme. Loodame, et Helsingi kohal midagi näha on. Helsingi tuled vähemalt Urbo Koskela lükkab gaasi põhja ja lennuk hakkab hoovõturajal kiirust võtma. Helsingi-Vanda lennuvälja hoovõturada on 3 kilomeetrit pikk. Usun, et meil kogu seda rada meie DC-10 kasutada ei tule. Kiirusnäitajal tõuseb 100-120 sõlme. See on siis miili, meremiili tunnis. Nii et 1,8-ga võime ümmarguselt korrutada ja saame siis kusagil 280-290 kilomeetrit tunnis, kui oleme maast lahti ja must päevas. Ainult meie ees. Mina üleval ega ei näe ka midagi siin. Nii. No Aivo, sul läheb nii päris uhkelt. Hea on olla õpilane suures lennukis. Seda enam, et öölennul, mida meie paraku veel ei saa, ei õppida ega õpetada. Nüüd me saimegi lennuvälja kohalt lahti, kõrgus tõuseb, läheme vasakule pöördele. Lennuk on kaldeasendis, samamoodi nagu väikelennukilgi, juhis. Ja nüüd antakse vastu pedaali. Raadioühendus maaga, täpselt samamoodi nagu meil väikelennunduses. Ja nüüd on juba päris hästi on ka näha horisont, öine horisont. Ja kui lenduril jääb see asi nii-öelda raskesti nähtavaks, siin saab võtta optilised abinõud veel. Ja nii see lend põhiliselt nende samade mõõteriistade abil siin peabki toimuma. Vaatan kõrguse mõõteriista 4000, aga see ei ole veel meetrit, nii kiiresti jõuame üles. See on ka jalgades, jah? Nii et 4500 jalga, see on siis kusagil 1200-300 meetrit. Nii et üle kilomeetri oleme juba üleval. Millä kohtaa se on tässä? En tiedä millä peilaa. Pilved on küllalt peal. Helsingi eriti ei paista, meil on kõrgus juba suur. Väike kõikumine ikka on ka. Joo, oikein hyvin.
se on väga väike turbulents ja teine asi, et see pööre sai tehtud veidi valesti. Tähendab juhise ja pedaali asend oli vale. Ja no jah, jos pannaan autopilotti päälle. Hetkisen, jos voi. Ja tule proovi ka, kun jopa luvatte meitä siia lennukissa. Mutta hän tulee samalla oikealle puolelle hetkeksi. Joo. Ja sen jälkeen lähdemme autopilotille ja suoraan. Selvä. No se on nyt kyllä natuke se riskantne ettevõte. Ausalt öeldes tunnen, et käsi on veidi higine juba sellest mõttest, et ma peaksin nüüd selle perämehe nii nagu ütleb Urmo Koskela koha sisse võtma, aga no üritame. Küll on öeldud, et 65 on järgi minimaalne mehe pikkus, kes pääseks lenduliks õppima, aga siia on minu 1,75 päris raske sisse pogeda, aga see on sellepärast, et pedaali tuleb, jala tuletakse pedaalidele, kui ta raskes kõldes on. Nii. Ja tunne on küll, nii. Ma vist tõmbasin liialt järsku kõrguse rooli enda peale, sest juba 9000 jalga on kõrgus käest. Tuli sinna liialt nobedasti. Nii, 10 000 jalga, 3 kilomeetrit on meil kõrgus käes. Siit lennukist teeme magamise pausi. Kõik lend on ees. Ja näitame seda, mida meie siin lennukis mitte teha ei tahaks. Seda, kuidas inimene lendab jällegi ilma lennukit. There's 1,000 words written deep in my eyes when I feel the touch of your gentle hand. With the roar of the wind and you by my side, I pray to God that we never land. For the song that it sings, lets an ecstasy ring through my body as endless as time. In your smile I see it's just the way it should be, as I picture you and you picture me, closing in on your heart. Heaven only knows what you see. Picture me here playing my part, darling, never let me be. Oleme teie lendu nüüd siis lõpetamas ja oleme New Yorgi kohal. Jälle pimedas, ega kahjuks ei ole küll suurt näha, aga oli tulesid vähemalt ülevalt näeme. Esimesed kordasid vahepeal. Vähe on tulesid näha. Joo, nyt ei näe paljon täälläkään. Täällä on valitettavasti pilvessä. Oho, moottori sitten kalamaan. Riim on kovasti kinni. Joo. Riim on kovasti. Tuleekaan märkytäks konemoida? Me sammutamme tämän moottorin normaali toimenpiteen. Saako sammuttaa sen? Joo, kyllä. No se vasta saab
kyllä Tässä on pientä hommaa tässä lentämisessä tässä vaiheessa, kun me sammutetaan tää. se nyt ei ole suuri rõõmus jah, et nüüd esimesel niisugusel lennukil sattud sihukesesse olukorda, aga mis nüüd siis? Mis nüüd siis sünnib, sa oled seal tagapool? Eks me nüüd ikka pea alla saama. 2 mootorit on veel olemas. Nojah, Douglas on DC-10 mootoriga. Ma ütlen, et Urbo Koskel on sedavõrd rahulik, et ja meeldib muudele. New York radar, this is Finnair 105, now at 3000, and we had fire on engine number 2, and we have heading 220 and requesting radar assistance for landing runway 04. Maa ei ole ju kaugel, aga... Understood 105, you are number 1 traffic at 130 for base runway 04 right. And down 2000 standard altimeter. Tahaks praegu Urbo Koskelat segada, aga on ka varem tapahtunud, et ta tuli valla. Ei ole? Ei ole aikaisemmin tätä. 2000 feet heading 130 and requesting long final. Kõrgus on 0 jalga ja maas me olemegi. Ei ole veel. Vähemalt Siellä on jotakin New Yorkis, jah, aga... hankaluuksia ton telineen kanssa ja ilmeisesti siellä on tulipalo takana, että... Siis me peame sitten... Pysähtyy, niin poistutaan heti. Niin, jah? Joo. Hyvä, oota, kuule. Mä võtan nyt se, võtta se maksi, sest ega siit tuleb vist kiiresti. Riima on nüüd lahti. On nii, valmis, jah? Nii, oleme siis. Aitäh. Ja nyt välja, kiiresti. Paneme kunnu siis. Joo. Okei. Kiitos. Ja tõepoolest, siin ei saanud meid passirežiimi rikkumises süüdistada, et me ilma viisata New Yorgis käisime. Tunnistame ausalt üles, ega me Helsingist kaugemale ei saanud ja Helsingi Finnairi õppekeskusest ja selle simulaatorist, kus kapten praegu siis välja astus. Jah, see on üks hea näide, mismoodi koolitatakse välja lendureid. Ei ole vaja raisata kallist kütteainet. Ei ole vaja kulutada lennukit. Kõik saab teha trenasööri peal. Trenasöör, see simulaator on siis iga lennutüübi jaoks. Arvuti loomulikult juhib seda, on täiesti komputeriseeritud ja simuleerib täiesti siis ka kõiki neid olukordi, mis lennul ette tulevad ja see riistapuu on üsna kallis. Seda peab ütlema, aga et Finnairi õppetreeningkeskus ka heal tasemel näitab kas või see, et selge päeval, kui meie seal olime, oli Lufthansa meeskonnad seal, olid üürinud seal simulaatori ja nii nad seal oma 4-tunniste vahetustega töötasid. Jah, niimoodi peab ju ka meil iga lendur teatud 3-4 kuu pärast käima korraks trenasööri peal
2 treenasööri on Tallinnas, teised on Minskis, Moskvas ja mujal ja samamoodi harjutatakse, aga noh, need lennuaparaadid ei ole vast nii kvaliteetsed veel. Jah, me näeme nüüd siis seda ka veidi üldisemas plaanis ja mismoodi ta nendel 6 hüdraulilisel jalal liigub ja matkib siis kõike seda lennus tekkivaid olukordi. Ja samuti oli ju ka see stjuardesside kool, täpselt samuti, kus me siis seal lennukist välja küttame. Jaa, seda nad peavad nii-öelda treenima, kuidas sellises ekstreemses olukorras lennukist välja tulla, kui tarvis, siis ka invaliidi või imikut saata ohutult lennukist välja ja see on kõik selleks olukorras, kus ikka lennuk on maa peal. Ta ei pea lennuväljal olema, aga ta on siledal maal. Ja meie jaoks muidugi siin võib olla väga oluline teada, et praegu on siis meie põhjanaabrid üle lahekaldalt jõudnud nii kaugele, et neil on 425 lendurit Finnairis ja 1400 stjuardit, 300 meest stjuardit ja siis 1100 peaaegu naist. Ja stjuardessi amet on sedavõrd populaarne, et 25 kohale kursustele oli 1000 soovijat. No küllap meil ka peaks huvi tekkima rohkem lennunduse vastu ja eriti meeldiv on see soomlaste 3 aasta programm Tõuse tiibadele. Alustatakse noorest modellendurist. Temal on väga väikese raha eest antud kätte see esimene võimalus, esimene modellennukise kokku panna. Seal kusagil 30 margast 100 margani ja see tekitab selles noores inimeses huvi. Ta tahab õppida, pärast seda ta tahab urilennukile minna. Siis loomulikult mootorlennukile ja ta lähebki Finnairi kooli, et saada piloodiks. Nii et see on siis päris ideaalne koostöö Lennuliidu ja lennukompanii vahel. Jaa, nemad on juba ühinenud. Meie paraku oleme veel Lennuspordi Föderatsioon, aga eks meil ole aeg ka mõelda oma arve, oma pitsati ja kõige tähtsam, et natukene veelgi kaasaegsemalt hakata tööle. Teha ka lennuliit, kus oleks kõik inimesed koos, kes tegelevad lennundusel.